ma ei tea, kas kõiki asju on mõtet üldse siin ka rääkida, kõigi sõjaaja raskusi ja asju. Noh, räägi seda, mida sa nagu tunned südames. Vaata, ma ütlen, siin olid ju sõjaajad, rasked ajad olid ja 41 oli ju, ütleme, kui see riigipööre tuli 40. ja siis ja Vene vägi tuli sisse ja need olid väga rängad ajad, kus inimesi arreteeriti ja inimesed jäid jätmata kadunuks ja isal oli suur probleem sellega, et tema valdas ju puhtalt vene keelt ja neid puhtaid vene keele valdajaid oli väga vähe ja piirivalve ja kasutasid teda tõlgina mitmel pool, tead. Ja siis oli niisugune asi, et isa ütles, et ma olin ju kahe tule vahel, sest olukord oli nii keeruline, et osa inimesi jäid ju mõtlema niimoodi, et see mees on vist nagu ühesõnaga venelaste kannupoiss ja siin mitmed mehed nõudsid, et sõja, kui saab Vene vägi läks välja, sakslased tulid sisse, siis mitmed mehed olid nõudnud, et mäeeni tuleb seina äärte panna, tead, nagu oma kohut mõista või tead, vaata oli ka niisugused ajad olid, aga oli ka mehi, kes ise kaitseks välja astusid ja ise pääses sellest kõigest. Sest tema ei olnud mitte kellegi peale, ta ei pidanud viha mitte kellegi peale. Tema oli niisugune suhtleja inimene, et tema oli kõikidele vastutulelik ja selline heatahtlik mees, küll järsu ja äkise iseloomuga, aga väga õiglane alati, hästi õiglane ja kuna ta oli ise kasvanud ka niimoodi rasketes tingimustes, sest tema oli alles poisiklutt, oli 4-aastane, kui tema isa suri ja siis 28-aastane, kui ema suri, ta oli ennast ise kasvatanud kõik ennast ja siis rääkis seda, et ega see elu siis tol ajal kerge ei olnud, kui ta Peterburis seal õpipoisina oli aga ütles, et saari ajal oli olnud elu siiski selle koha pealt täitsa mõistlik, et käsitöölised olid saanud küllaltki kõrget palka saanud. Niimoodi, et käsitöölise palgaga võis täitsa ilusasti ära elada saari ajal aga Eesti Vabariik ei olnud kuigi kauaks ja siis muidugi tuli see 41. aasta, see sõda ja need lood, kui venelased läksid sisse, kui tulid välja, kui tuli sakslased sisse, läksid sakslased välja, oli karta, et pannakse küla põlema, me olime ka vähe aega, olime ka peidus, ja see öö, kui nad välja läksid, ma rääkisin vist sulle, me olime ju keldris, olime siin ja isa ja ema olid toas aga siis sakslased tulid sisse, siis oli niisugune vaikne aeg, oli paar aastat, oli nii kaua, kui rindne läksid kaugele ja kõigest oli muidugi puudus selle jaoks, et Saksamaa sõdis ja meil toidupuudust ei olnud, kuna meil oli jumal peeti ju 2 ja tol ajal veel 3 lehma ja 2 siga peeti ja hobune oli ja kalal käidi, aga riidest ja jalanõust oli puudus. Vot need ei olnud saada ainult, kui näiteks, kui saapadallad kulusid läbi, siis pandi kingsed pani saabastele alla need suured puutallad ja need puutallad, siis nende puutaldadega me siis klomberdasime ringi. Tol ajal mingisuguseid kunstnahast jalanõusid ei olnud, kõik olid naturaalnahast jalanõud. Aga need ju ühed puutalladele pandi veel kummitald veel juurde, et see puutald oli muidu, vanasti olid ju kruusateed ja need ju ka hästi söövitasid ja need tallad kulusid väga ruttu. Ja meil oli veel peres niimoodi, et õed olid minust vanemad ja siis need jalanõud, mis õdedel jäi väikeseks, siis need jalanõud anti siis minule kanda pärast ja küll mul oli see piinlik, oli siis poiste ees, kui need väiksed teised poisid naersid, et sul on tüdrukute palitu seljas või tüdrukute kingad jalas. Ja siis nendel riietel, mina ei tea, miks siis niisugune nimi pandi, sest minul oli üks tüdrukute talvepalitu ja seda jõuti aeroplaaniks. Ja vaata, mis oli veel sõjaaeg. Sõjaaeg oli see, et olid kohustuslikud normid. Ühesõnaga, kui sa pidid siga pidasid,
siis tuli sea pealt panna lihanorm riigile, kui lehma pidasid võinorm, kana pealt oli munanorm oli ja siis talumehed ja võtsid tihtipeale, ei registreerinud kõiki loomi ära ja näiteks kui siga tuli lihaks teha, siis seda tehti niimoodi salaja, et keegi kuskilt ei kuulnud ega teadnud mitte midagi, muidu tuli ikkagi suur osa seast oli ikka riigile ära anda tuli ja kala pealt oli ka norm, kala tuli ka punkti viia ja Saksa okupatsiooni aeg oli see asi kujundatud väga kavalalt Saksa riigi poolt, okupatsioonivõimude poolt, et no Saksa riigis kehtisid Reichsmargad, impeeriumimargad, aga meil olid siin okupatsioonimargad ja näiteks see oli tehtud sellepärast, et meie ütleme siin okupeeritud alade Oslandi inimesed niinimetatud, kui me läksime Saksamaale, siis me nende okupatsioonimarkade eest mitte midagi osta ei saanud, nad ei kehtinud Saksamaal. Aga Reichsmargad kehtisid ka meil siin, nii et nende eest sai osta igal pool. Vot selline oli siis ka olukord oli. Aga elasime põhiliselt muidugi naturaalmajapidamisest ja ega seda ei saa öelda, et siin sõja ajal, kui siin Venemaa oli näljas paistes ja ega seal Saksamaalgi ei tea, mida eriti ei olnud rikkust, meil söögipuudust ei olnud ja aga no siis jälle 44. aasta tuli jälle Vene vägi tagasi ja Vene kord tuli tagasi ja siis hakati inimesi jälitama ja vedama ülekuulamistele ja vot siis isa hakkas väga närveerima, kuna isa aitas otse oma vanemal vennal Johanneselt siit Käsmust ära minna. Nemad tulid Narvast siia, kui Rinne tuli Narva alla tagasi 44. aasta alguses, aastavahetusel 43-44, Rinne oli juba oli Narva alla tulemas juba Luugast läbi Narva all ja rinde eest nemad tulid Narvast ära. Onu elas väga jõukalt. Tema oli suur lõhepüügi kuningas seal Narva Jõesuus. Onul oli 2 maja, veoauto, sõiduauto, 2 paati, oli suure merepaat, väikese merepaat ja väga palju kalapüügiriistu ja majapidamisriistu ja kõiki. Ja siis onu tuli, no see oli niisugune, et juba sõjakõminat oli kuulda ja 9. märts sama aasta Tallinna pommitati, ööseti aina jõulupuud põlesid, noh, need nimetati neid valgustuspomme, mis Vene lennukid loopisid nagu fosforpommid, mis valgustasid ümbruskonda ja siis pommitati lennukite pealt. Nii et see pommitamine oli pidevalt, oli kuulda oli ja onu tuli Jõesuus Käsmu ja siis 2 korda nad tõid paatidega oma varustust. See oli niisugune talv, kus veel väikene jääpoost oli rannas, aga meri oli lahti, oli tegelikult oli. Ja Paalbergi Minni Endla uhke maja perenaine oli parajasti just välismaale ära põgenenud. Tema poeg saatis kiirpaadi järgi siia Käsmu ja Endla maja jäi tühjaks ja onu tuli siis oma perekonnaga, oma naise, tütre Luule ja poeg Erichiga tulid siia Käsmu ja elasid Endlal siin. Ja siis siit nad käisid kogu aeg merel, onu käis meil Heinamaal abis heina tegemas ja aga juulikuus juba, no Rinne püsis Narva all kaua, aga juulikuus oli siis juba jälle hakkasid juba siin peale need Vaivara Sinimägede lahingud ja Vene vägi juba tungis peale ja aga noh, tänu sellele, et vabrad Eesti mehed aitasid hoida nagu Rinnet, et kiirmarsil Vene väed sisse ei saanud ja targem osa meie rahvast nagu sai ära minna, kes tahtsid. Muidu oleks kindlasti kõik kartsid, et kordub täpselt seesama, mis oli 41. aastal, kui inimesi kadus jäljetult ja olid massilised arreteerimised ja küüditamised ja kõik olid niisugused hirmsad ajad olid. Ja siis 44. aasta 22. septembril, kui juba Vene väed vallutasid Tallinna, siis samal päeval siis onu läksid Käsmust oma perega minema. Me pidime ka minema
meil olid kõik asjad valmis pandud, aga meie ei saanud minna, kuna meil oli haige vanaema oli, meil oli õnnetus juhtunud, et hobune oli lohistanud vanaemad siin õues. Jalgupidi vanaema jäi ohjadesse kinni, kui hobuse vankri eest lahti võttis ja vanaemal oli puusaluu murd oli ja me ei saanud minna, me jäime maha. Ja siis mäletan, kui viimase koorma veel asju isa viis ja ma olin ka juures, viisime Endlalt, viisime sinna meie paadi, Võrtneme paadi Valgamasse, sinna nagu see mäevalgam oli ja siis juba kõik istusid paadis ja siis onu tuli veel viimasena isaga hüvasti jätma. Ja elatad mehed nutsid, embasid üksteist, et enam elus me ei kohtu muidugi. Jah, võt. Ja nii nad läksid siit, ilus selge vaikne päev, nad läksid siit Mohni saarele, merele ei tohtinud keegi minna, sest Vene lennuvägi pommitas ja tulistas kuulipildujatest kõiki paatjaid, kes merel olid. Nad läksid Mohni ja talvi või sügisele päev on lühike ja siis õhtu, kui hakkas juba pimenema, siis võeti kurss Soome randa muidugi ja siis mindi Soome, üle mindi. Aga Soome oli Nõukogude Liiduga leping, Soome tegi rahu, tegi Venemaaga ja tema ei tohtinud hoida omal võõrast rahvast ja siis Soome suunas nad kiiresti edasi. Nii et ma ei tea mismoodi, aga nad said üsna kiiresti Rootsi ja nii nad Rootsi jäidki ja nii, et onu on Rootsi mullas ja onunaine ja mõlemad onupojad on siis Rootsi mullas on. Aga nende lapsed elavad ja käivad siin. See Valteri poeg Mait käis siin hiljaaegu ja nüüd siis tuleb Erichi poeg Arvi, kellest ma rääkisin oma pojaga ja siis palun kohtume ka nendega koos. Nii, peame nüüd vahepeal võib-olla pausi natukene.